Käred võivad olla ka pisikesed, nagu mul siin praegu ees on. Aga need on siis Eesti lavatarudel magasinikäred. Nii et kui suurte kärgede rida on täis, tavaliselt on seal 22 kärge. Kui rida on täis, siis saab peale panna magasinikäred. Mõnedel Eesti lavatarudel on ka magasinikäred täissuurusega, aga minul on nad siis sellised väiksemas formaadis. Aga siin siis jah, tuleb selleks, et mesi kätte saada, tuleb kärgedelt eemaldada siis see nii-öelda pealiskatte, mis katab neid kärjekannusid, kus mesi on sees. Siis saab alles meie kätte. Et kui mesilased on kärjemett täis korjanud, siis nad kaanetavad selle kärje. Vaata, et siin ei tohi midagi. Kaanetavad selle ja siis ta on nagu nii-öelda nagu oleks konservil gaas peale keeratud. Aga siin on kindlasti kuulda, et kõva sumin mul ka siin taustaks, et siin mesilasi küll ei ole, aga siin on nüüd juba mitmendat päeva, kus ma selle värgiga siin tegelen, erilasi siin kogu ruum täis. Et nii kui ma uksest käin, siis tuleb kohe mõni erilane sisse, aga nendega need pole mõtet siit välja ajada, et nagunii tulevad sisse tagasi. Selline värk selle mee puritamise ja sellise tegevusega. Eks see mee lõhn on see, mis neid erilisi siia sisse kutsub. Aga siin on jah neid igal pool, nii lae all lendamas kui ka igal pool mujal. Ja. See käib jah paratamatult sellise tööga kaasas. Et neid erilisi ikka tuleb siia lõhna peale. Eks nad siis loodavad siit midagi saada, aga ega nad ausatades ei ole nagu laskunud mitte ühegi kärje peale, seda ma ei ole märganud, et nad ikkagi pelgavad.